Aalika, sinuga ma soovisin sellepärast teha just intervjuu, et sinu emakeel ei ole eesti keel ja tegelikult ka koolis teatud ajas õppisid ju vene keeles. Aga miks oli ikkagi sinu jaoks nii oluline see eesti keel niivõrd hästi omandada, et sind on ka kohati eeskujuks toodud? Sest me elame Eesti riigis. See on minu meelest kõige loogilisem vastus sellele. Ja mina siiamaani tänan alati oma vanemaid selle eest, et ikkagi Narvas, kuigi väga paljud ei pea vajalikuks on ju minema Eesti kooli, mis on seal ainuke, või nüüd ei ole ainuke, aga tol ajal oli, siis mul on hea meel, et ikkagi algklassidest hakkasin seda eesti keelt õppima. Meil oli eestlane klassi juhataja, ehk siis seal ei olnud väga variantigi. Ja ikkagi, mida nooremalt hakkad õppima keelt, seda kiiremini kuidagi omandad seda. Ja jah, ma arvan, et üleüldse, mida rohkem keeli oskad, seda parem on elada siin meie maal, sest siis sa saad palju rohkematest asjadest aru, rohkemate inimestega saad kuidagi mingisuguse side üles leida. Tuletame veel seda kooliaega meelde, et kas sul oli ka kohustuslik kirjandus ja kas sa mäletad, kas sa lugesid, sest seda sunniti, sest sul oli vaja seda hindele lugeda või oli ka päriselt mõni raamat, ennekõike praegu siis eesti keeles, mis sulle meeldis lugeda? Hoppikene, mul tõesti ei tule mitte midagi meelde praegusel hetkel, et me just hiljuti arutasime seda ka sõbrannaga, et üldse ei mäleta, mis need raamatud olid, mida meid siis nii-öelda sunniti on ju lugema. Või ei läinud väga hinge siis? Tundub küll, et ei läinud. Ei, ma usun küll, et olid raamatud, mis mulle väga meeldis. Ma siiamaani ikkagi proovin lugeda iga päev, kas või natukene. Mulle meeldib raamatuid lugeda, mulle meeldib see fookus, mis raamatu lugemisel on olemas. Aga kooli ajast ma ei mäleta ausalt öeldes midagi. Aga räägimegi sinu hetke lemmikutest, siis mis laadi kirjandust sa loed? Praegusel hetkel mulle väga meeldib psühholoogia, mulle väga meeldivad raamatud, mis on kirjutatud psühhoanalüütikutega, psühhiaatritega ja nii edasi. Praegu on selline lihtne lugemine. Steven Gross on selle autori nimi, ta on ise psühhoanalüütik ongi. Aga selline lihtne lugemine siis kirjeldab oma patsiente, oma siis neid kliente, inimesi, kes on tema juurde tulnud erinevate probleemidega ja seletab, kuidas ta neid lahendanud on. Ja jah, enne seda lugesin raamatut Viktor Frankl Ütle elule jah, ehk siis jällegi psühholoog, kes sattus Auschwitzi siis teise maailmasõja ajal ja siis peale seda õnneks jäi ellu ja kirjutas sellest raamatu just psühholoogilisest vaatepunktist, kuidas see kõik seal oli toimunud, et ta oli seal ikka 5 aastat. Ühesõnaga, väga... Mis värk sul elus siis on praegu? Mingid psühholoogilised teemad või sa oled psühholoogia õpinguid läinud kuhugi õppima või? Ma ei tea, tegelikult alati olen kuidagi huviline olnud, aga jah, teine žanr on tegelikult Agatha Christiet mulle ka meeldib lugeda, see on selline ka lihtne lugemine, ehk siis natukene paneme seda ka nüüd sisse, sinna muidu tuli natukene masendav. Aga kas sul on rohkem inglisekeelseid või eestikeelseid raamatuid või ka venekeelseid? No ma enamasti loen ikkagi vene keeles, sest ma ikkagi proovin samal ajal kõik 3 keelt enda peas hoida samal heal tasemel. Et kui ma räägin igapäevaselt, ikkagi rohkem eesti keelt on ju, siis mulle meeldib näiteks koju tulla ja siis lugeda raamatut vene keeles, siis mul on väike balanss on ju sees. Või siis samamoodi, kui ma olen kuskil Inglismaal lugusid kirjutamas, räägin ainult inglise keeles, siis mulle meeldib eesti keeles midagi lugeda, ehk siis jah, alati see balanss peab olema. Kuule, täna on super ilm ka. Ütle mulle, nüüd kus kevad päriselt näitab ennast, mis kevad suvi sulle toob? Kindlasti vurad oma autoga nüüd kuskil ringi, sul on ju load, on ju, tunned vabadust, ma ei tea, luuk on lahti pealt juba. Jaa, seda sooviks küll.
Ma veel mõtlen, sest ma elan nii kesklinnas, et lõppude lõpuks ei ole otseselt vaja autot sellisel juhul. Aga see jääb niimoodi tuleviku poole. Ma arvan, et meile kõigile kevad ja suvi toob nagu alati rohkelt lahedaid emotsioone, rohkelt erinevaid lahedaid olukordi, draamasid, kui ka lihtsalt õnneliki hetki. Et nagu elu käibki. Emotsionaalne spektrum on alati meil olemas ja minu meelest see teebki elu nii lahedaks, et täna on päike, homme on vihm, loodame ei ole. Aga saate aru, mida ma mõtlen. Väga psühholoogiline, kuule, aga kas sa nüüd jällegi üllatad ka millegagi siis artistina või nüüd võib promoda, kui tuleb midagi ägedat? Ikka jaa, mul see aasta on ikkagi plaanis natukene rohkem lugusid välja lasta kui eelmine. Ehk siis nüüd ongi juba 19. märts tuleb meil Arkpardiga laul välja. Arkpart on siis selline hästi lahe funk-bänd, kellel on väga-väga lahe fännibaas ka ja kellel on väga lahedad laulud. Eks me oleme ammu sõbrad olnud, otsustasime pead kokku panna. Ja siis jah, enne suve ka midagi tuleb veel, ühesõnaga. Nii et tuleb uut mussi. Täpselt nii.